Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tervist, kallid tennisõbrad! On käes oktoober ja kui suurturniiri parajasti ei ole, siis on matšpallil aeg rääkida muudest teemadest, päevakajalistest ja vähem päevakajalistest ja vahel polegi võib-olla põhjust, miks üks või teine külaline meie juurde on sattunud. Täna just selline päev ongi. Saatejuhtide Gunnar Leheste ja Riho Kalluse külaliseks on tulnud endine mängija, edukam paarismängus kui üksikmängus, aga ei olnud ta üksikmängus ka üldsegi kehva mees. Markus Kerner kaugelt USAst on tulnud tagasi Eestisse. Ütle tere! Tervist! Kui tagasi Eestisse nüüd oled siis? No ikka üpriski nüüd, et ma nüüd käisingi viimased 3 nädalat. Käisin põhimõtteliselt otsi kokku tõmbamas Ameerikaga ja nüüd siis hakkan täiskohaga siin oma toimetustega pihta, et pigem võibki öelda, et nagu täiskohaga. Ma hakkan aeg-ajalt USAs käima ja mul on üks mängija, keda ma treenin natuke, et ma hakkan nagu Eestist ära ka olema, aga põhiliselt olengi nüüd siin 10 aastat hiljem. Ajad sa siin Eestis tennisasju edasi? Ei, pigem mitte. Ei, et selle mul oligi eesmärk nagu USA-ga see tennise pool kokku tõmmata ja võib-olla mingil määral see peaks olema midagi väga huvitavat, aga pigem ei, et ma olen leidnud mingid teised väljundid. Mis need teised väljundid on? Me tegeleme siis nagu nii USAs kui Eestis kinnisvaraga, ehk siis meil on väikene selline fond, kus me siis USAs haldame, investeerime ärikinnisvarasse ja Eestis siis elamukinnisvarasse. Et siis teatud partneritega koos siis haldame investeeringuid. Riho, sulle polegi täna tereks sõna andnud. Tere, jaa. Mul on, tahtsin öelda, et mul on väga hea meel, kui on aeg-ajalt ikka näed neid endiseid tennisemängijad, kes Ameerikast tagasi ka Eestisse tulevad, sest on sellised, kes jäävadki Ameerika mängile. Enamus ikka tulevad ju. Enamus võib-olla ikka tulevad ka. No ma siin hea näide, me oleme teinud siin saate Mikk Kirdoja, aga tema siin juba tuleb tagasi juba vist, ma ei tea, mitu aastat tagasi tuleb, aga ei ole siiamaani veel tagasi jõudnud. Margit, kui sa meid kuuled, siis sinuga oleme proovinud ja Margit Rüütliga oleme proovinud ühed, ei tea, nii kaugel on neid, et levi nii kaugel on need telefonid. Aga Margit läks teistmoodi, ta läks nagu otse, ta ei läinud ülikooli, vaata. Ta läks treeneriks. Ja ei, neid nimesid on veel, kes täitsa niimoodi ongi läinud ja ongi selline kontakt on ka üsna õredaks jäänud või ei teagi, kus on ja mida teevad, et neid mängijaid ikka on. Aga ma tahtsin saate algusesse kohe rääkida ühe loo, mis mul eile, kui ma mõtlesin, et Markus Kerner tuleb meile saatesse, siis ma mõtlesin, et ma pean selle loo ära rääkima, et mul Markusega kohe esimesena tuli meelde, et see on ainukene kord minu elus, kui ma olen käinud Grand Slami finaali vaatamas. Ja seda Grand Slami finaali käisime vaatamas koos Markus Kerneriga. See juhtus aastal 2012 Austraalia lahtistel, kui peeti üks selline finaal, mida peetakse siiamaani ajaloo üheks kõige paremaks lahinguks, mis kestis 6 tundi. Jah, 6 tundi Rafael Nadal ja Novak Djokovic ja me istusime Markusega seal väga hea koha peal, otsa tribüüni peal ja vaatasime terve selle finaali ära. Ma mäletan, et mehed olid nii väsinud, et ei saanud isegi audusustamise püsti seista, istusid seal, toolid toodi neile, et meil on Markusega üks selline ilus mälestus 11 aastat tagasi. Ja see oli ka see kord, kui Zopp tuli esimest korda kallist läbi, on ju? Kas oli? Oli. Mina mängisin James Duckworthiga, sina mängisid just täpselt juniori. Ja Jürgen tuli see aasta esimest korda kvalist läbi, sina mängisid junioride turniiri kaasa ja siis me käisime vaatamas Austraalia lahtiste finaali. Nii et sellised mälestused. Markus, räägi võib-olla neile, kes ei ole nii väga su viimase aja tegemistega kursis, et kuidas sa siit Eestis sinna USAsse sattusid, mis sind ajendas sinna õppima ja mängima minema ja mis sa siis lõpuks USAs tegid? No ma, kui 18 sain keskkooli lõpetasin, siis olidki nagu kahe vahel, et kas sa siis hakkad mängima või siis lähed USAsse õppima ja tennist mängima. Et selles suhtes minu jaoks sai USA valikuks, kuna ma ikkagi tundsin, et ma ei ole valmis seda järgmist sammu profitennisse võtma nii tasemelt kui füüsiliselt kui vaimselt. Ma tundsin, et see ei ole minu jaoks ja lootes, et ehk läbi USA nii-öelda tuleb areng. Ja siis mängisin seal 4 aastat ja peale seda mängisin siis natukene
umbes ligi aasta või 8 kuud umbes mängisin tuuril. Õnnestus siis 5 profiturniiri võita, 5 Futures turniiri ja paaris mängus. Ja seejärel tekkis tunne, et ma tahaks midagi muud, tahaks edasi liikuda ja siis algatasin nii-öelda oma täiskasvanute tenniseprogrammi Tallases. Et seal samas platsidel, kus ma tennist ise mängisin. Sa läksid kõigepealt Tennessee ülikooli ja siis ma transfeerisin. Vahetasid, jah? Miks sa vahetasid? Meil oli seal peatreeneriga ei olnud nagu kõige paremad suhted ja ei tundnud, et minu arengu jaoks kõige parem koht oli nii-öelda. Tallas oli sinu koht? Oli, kindlasti. Ta oli nagu natuke teistmoodi, et see kultuur tiimis oli teistmoodi. Paremad suhted tekkisid tiimis ja nii edasi, mis nagu aitas paremini ennast nagu tunda seal. Ja jah, aga siis oligi hakkas see treeneride nii-öelda pihta ja see nagu kasvas väga-väga suureks, et seal Tallases on ju hästi palju inimesi, lõpuks mul oligi nagu seal programmides 500 kuni 1000 inimest. Aga kus see treeneri töö pihta hakkas? Kuskil peab olema õpilane A? Jah, eks ta on esimene õpilane. Olid mõned noored seal, eks see word of mouth, inimesed hakkavad rääkima, et on selline inimene ja siis mul tekkis mingi produkt, mida ma hakkasin pakkuma selliseid grupitreeninguid. Et kui kuskilt juba kedagi saad tundma, siis tema soovitab edasi ja nii edasi, et seda on nagu väga raske seda täpset altpunkti nii-öelda panna, aga see jada hakkab üsna ruttu minema, kui sa nagu asja tööle saad. Ja siis oligi, tegin seda üsna pikalt, aga mul oli alati nagu visioon, et ennast sellest välja ehitada, et nagu ma ei tahtnud olla tennisetreener terve elu. Ja siis hakkaski see nii-öelda teine osa elust, mis mind nüüd tõmmanud sinna poole, on siis see kinnisvara pool. Jah, see fondi manageerimine ja kinnisvara, jah. Mis sa ülikoolis õppisid? Applied Physiology ja Sports Management. See oli siis Tennessee's, jah? Sealt ma alustasin nagu, jah. See pole ju kinnisvaraga üldse seotud? Ei. Räägi, kas sa Tennessee's sattusid tänu oma paarismängu partnerile Mikelis Libietisele, kes on ka Saaremaa Openi võitnud. Tema ju oli ka Tennessee's väga kõva käsi. Ta hakkas mängima uuesti nüüd. Ja ta mängib nüüd uuesti, ma tean, jah. Sest temaga sa oled paar turniiri ka võitnud ju, paarismängu turniire. Jah, 2 ja esimene oligi see Nordecon Open, oli ta siis 15 000 tol aastal. See oli temaga koos. Just. Ja tema tõttu sattusingi sinna, et me olime noortes koos palju mänginud ja palju paarismängu turniire koos. Ja. Markus, on mu andmed õiged, sa oled ainult 28 aastane? Jah. 10 aastat võiks veel mängida? Vähemalt. Jah, mul on praegu mul on tiimikaaslane, kes on maailma 8 nüüd ja Nate Lammons oma paarilisega, nad saavad sinna lõppturniirile peale, sest ma viimased päevad olengi olnud niimoodi, et mõelnud, et ma mängisin nemaga koos, ta oli mu partner ülikoolis, et oli selline tunne, et aga mis sa teed, et ma arvan, elul on omad teekonnad. Aga kuidas praegu on tennisvorm, ega treener ei saa ka halvas vormis olla? Raske öelda selles suhtes. Ma arvan, et nagu teatud mõtetes on ikka nagu endine, aga samas ei suuda seda võib-olla nii pikalt teha enam. Et ma arvan, et isegi liikumine ja löögid on suhteliselt korralikud, aga nüüd kui su pead seda tegema päevast päeva, iga päev turniiri, siis on nagu kindlasti keerulisem. Et aga jah, nii praegu ma treenisin vaata seda ühte paarismängijat, kes on selline 80 maailmas. Hunter Rees, jah. Ja temaga tegime trenni ja selles suhtes siis ma tundsin küll, et nagu paha veel ei ole. No räägime Hunter Reesist, kuidas sa leidsid tema või kuidas tema leidis sind? Ülikooli tennise kaudu. Ta oli Tennessee's mängis. Ja siis tuli Tallases, meil on Tallases oli ATP 250 turniir ja siis läksime õhtusöögile ja ütles, et ta on seal 70-90 vahel hästi pikalt olnud, et ta ei ole suutnud seda läbimurret teha, et nagu mõtles, et hetkel on 188. Jah, on langenud, jah. Et ta on praegu Euroopas mänginud ja see aasta ei ole tal kõige paremini läinud. Et pärast Houstonit me praegu hetkel olemegi ainult 1 nädala teinud koos, et meil jäi nagu natuke, tekkisid teatud asjad, et mul sünnib teine laps kohe varsti ja palju õnne. Aitäh. Ja siis, et järgmise aasta keskpaigas ilmselt jätkub see asi. Et aga jah, temaga nii-öelda treenides siis tundus, et ikka veel nagu oskan mängida. Aga käid seda ka
turniiridel ka kaasas? Mitte praegu, aga hakkan, jah. Aga käisid ka varem? Jah, käisin. Houstonis ja siis tegime 2 nädalat trenni. Tema paariline? Tal ei ole, see ongi see probleem, tal ei ole praegu sellist stabiilset partnerit, et see ongi... Käite ja hüüate treeningväljakutel, et kes tahaks, jah? No põhimõtteliselt, eks nad suhtlevad oma vahel enne turniire alati, aga eks see ongi põhjus ka suuresti, et ta ei ole sellist klappi leidnud nüüd uuesti, et mida nagu klappima saada, et sellest seal ka langus nagu tulnud. Et Libietisega nad proovisid koos, aga siis nagu ei õnnestunud, et sellised nagu raske. Miks see paarilise valimine paarismängus nii keeruline on? Et sellest on ka Ingrid Neel, kuidas keegi tahab, hästi palju rääkinud. Nüüd on ta lõpuks leidnud endale paarilise, kellega võidult võidule hüpata ja võitis siin VTA 500 turniiri Tokyos asja ära. Aga kuidas seleta see kunst lahti? See on väga selge selles suhtes, kui sa oled siuke 70-90, see on siuke hästi vastik koht, kus olla. Selles suhtes, et ATP mängijad suga otseselt mängida ei taha, sa oled liiga madal ja Challengeri mängijad on siuke 100 mis iganes, et siis pead sina mängima endast kehvematega. Et ta on siuke hästi seal vahepeal kõikumine, et läbimurret saada, pead sa ikkagi mängima kellegi, kes on 30-40 ja nemad ei taha mängida, kes on 90 maailmas. Et ta on hästi pikalt olnud siukses kõikumises ja nüüd ongi mingid vaimsed tõkestused tekkisid ja langes ära ja nüüd seal ongi see langus on nii kerge tulema. Aga kuidas pannakse maailma 30 mängima 80, kas raha vahetab omanikku? Ma kahtlen, et seda ma arvan, et eriti nagu ei juhtugi. Et seal kas minnakse koos kuskilt maalt kuhugi ja siis sa juba saad valida teisi sinu ringluses olevat mängeid nii-öelda ATP 250-stel. Aga niimoodi, et 90 mängiks 30-ga stabiilselt, et see on nagu pigem ei juhtu. Aga kas seda ei ole, kui aasta aega koos mängid, siis teie edetabeli koht ühtlustub? Jaa. Nagu kui Neel on oma paarilisega praegu kõrvuti? Jah, see on nagu väga karm business selles mõttes, et meie ühine tuttav ka Hans Podlipnik Castillo, kes oli ju maailma 41, 42, ta ütles mulle ka niimoodi, et sa oled isegi sellisel positsioonil, sa põhimõtteliselt ei saa ATP põhitabelitesse peale, sest seal on 16 tabelid ja sinu ainuke võimalus on teoreetiliselt Grand Slam mängida poolfinaali või finaali Grand Slamil, ta mängis ennast Wimbli veerandisse, aga ikka ei tõusnud. Aga kuidas see peale saamine, see käib siis kõrgema reitinguga paarilise järgi? No just täpselt, et tabelid on väiksed, seal on palju väiksemad kui üksikmängus ja see on just väga-väga raske. Ja üksikumängijad ju, nende ranking loeb ka. Jah, nemad saavad ka veel paari peale. Kui sa üksikul oled juba peale, siis on kergem saada, eks? Kui see üksiku number on kõrgem, et siis see võidab sinu paari numbrit, kui see on veidi madalam minu teada niimoodi. Karm äri, jah. Kuule, aga Markus, räägi meile natukene nüüd just oma karjääri lõpetanud Tallase kuningast, et kuidas sul temaga kokkupuutud on olnud? Ta on ju kõige rohkem üldse Tallase turniire võitnud Tallases ja John Isner. Jah, John Isner, jaa. Igapäevaselt nägin teda aastaid, ta elab seal, ta abiellus siis naisega, kes on Tallasest pärit ja oleme trenni teinud 6-7 korda, igapäevaselt nagu nägime seda kogu aeg ja... Said mulle servi kätte ka? See on huvitav, trennis ta harjutab hästi-hästi rahulikult nagu, alati ma vaatasingi, nagu vahest oli mul mingi tund kõrval midagi, saati klientidele ka rääkisin, et ta nagu hästi võtab väga rahulikult, mitte kunagi sa ei näe sellist paugutamist trennis, mis ta mängus nagu on, et see oli huvitav. Ja võib-olla tennisesõbrad teavad rohkem, aga kes nii palju ei tea, siis võime ära mainida, et John Isner on läbi aegade kõige parem servija tennises üldse. Igasuguste näitajate poolest. Jaa, et ta on nagu väga sümpaatne, sõbralik inimene. Hästi siuke vaoshoitud. Te sattusid siis ühte keskusesse treenima? Jaa, sealt mina tegingi oma tennisetööd seal ja mängisin seal. Ja siis tema nii-öelda kasutas ka neid platse oma treeninguteks. Üsna palju profimängijaid on meil seal hallis, et see on siukene keskseks punktiks saanud nagu suhteliselt USAs. Et meil on ATP 250 oli seal ja et ta on siuke aktiivne, ütleme, aktiivse eluga tennisehall keskus. Aga kui John tuleb uksest sisse, siis on tema ümber parv autogrammi kütte või kuidas ta... Kõik põlvili. Ongi, jah? ei ole. Selles suhtes ikkagi, ütleme, ma pigem tennisistidena, ma arvan, et siukest elu ei... Kui sa just ei ole, Federer, Nadal ja et ma ei ole näinud küll sellist elu. No ma vahepeal fakti täpsuse huvides loeks mõned su tiitlid ka ette kuulajatele.
siis Riho tahab ühest tiitlist veel pikemalt rääkida. 2016 ja 2015 tulid sa Vovaga paarismängu Eesti meistriks. 2013 olid sa üksikmängus finalist, kaotasid Vovale. 2012 olid sa U18 Eesti meistri ja 2010 U16. 2013 tulid sa Morten Ritslaiuga veel Eesti meistriks. Ja Eesti tennisefännid omistasid sulle ka ühe tiitli, Riho. Eesti Tennise fännklubi annab siis iga aasta välja sellise tiitli, mis on nagu tegelikult nagu kõige väärtuslikum tiitli. Kas see on siiamaani andnud? Jaa, seda alati, mina sain muuseas selle viimane kord. Mille eest? Vot. See tribüüni jama, jah. No, ei hakka sellest rääkima, aga me oleme selle mõttes Markusega võrdsed, me oleme mõlemad saanud selle ühe korra. Markus ise räägib, mille eest tema sai selle, see oli hea lugu. Mis aasta oli? Ma mäletan, ma olin vist ise Eesti meistrivõistluse direktor ka seekord. Räägi ära, see võis olla 2009-10, midagi sellist, sa olid noor veel, jah, mingi üsna noor olid veel, jah. Teil vanusepiirangud sellel... Ei, 14 oligi piirang. Ja siis ma just, oli esimene aasta. Ja esimest aastat, jah. Sellel auhinnal teil vanusepiirangut ei ole? Ei, sellel auhinnal, ma ei tea, kas meil on, ei, meil on ikka päris vanad inimesed saanud ka selle, näiteks Serena Williams on saanud selle. Niimoodi annad. Ja, nii et... Kas see jõudis kohale? President Ben Pant lubas ära viia selle Serenale, sest kuna tema elab New Yorgist palju, et ta pidi selle ära viima, ma ei tea, kas ta viis, jah, et meil on väga vanu, nii et on saanud 14-aastane Markus ja ka Serena Williams on saanud selle kaotatud pagasi hulgas on üks ämber. Ja need on alati huvitavad lood, need aastaämbrid, aga Markus, räägime aastaämbrist siis meile. Ja see oligi siis Eesti meistrivõistlused täiskasvanud, esimest aastat sain mängida ja oleksin saanud mängida. Ja läksin nagu kohale, et läksingi nagu, siis just algas ka see online'is registreerimine, vaata. Ma ei tea, kaua see oli olnud, ütleme, mingi uus keskkond vähemalt oli. Selle modemiga laed sisse, telefon on kinni samal ajal. Ja see oli vist min-kood tekkis siis või mingi muutus oli. Ja need olid uued asjad siis sel hetkel, jah. Ja siis ma läksingi nagu reaalselt nagu tabelit vaatama, et või isegi ajakava nagu ja ma ei olnud end võistlusele nagu kirja pannud. Ja siis, kuna ma ei olnud kirja pannud, tabel oli valmis, siis ma ei saanudki nagu seda võistlust mängida ja proovisin veel seal Allari ja vist sinuga, Rihoga ka, et ma veel mäletan, see oli nii kurb hetk, tuli väike Markus, küsis hommikul, et kuule, mis kell mul mäng on, ma läksin tabelit vaatama, et vaatame kohe, mis kell sul on. Vaatan, aga pole, Markus, siin ei ole tabelis. See oli naljakas, jah. Aga mingit lohutusturniiri ei jäänud? No ei tea, võib-olla mingi kommi said või ma ei tea. Aga paarismängus? Ei saanud peale? Hea küsimus. Ma arvan, et paari vist mängis, ma ei mäleta. Ja. See oli siis, kui just Fooruse spordikeskus oli valmis saanud, üks esimesed aastad, kui seal vist esimest või teist aastat, kui seal Eesti meistrivõistlusi peeti. Okei, lähme tagasi päevakajaliste juttude juurde. Sinult on hea küsida USA ja Eesti tennise võrdluse kohta, et võrdle neid kahte maailma, neid treeningmeetodeid, mõttemaailmu, kas meil oleks USA-st midagi õppida, midagi siia üle kanda? Ma arvan küll, selles suhtes ma ei ole veel väga pädev Eesti kohta rääkida, et mul on oma kogemus nii-öelda mängijana, aga treenerina mul seda nagu ei ole, nii palju kui ma tean sõpradelt, treeneritelt, et mis siin toimub, aga USA-s on kõik nagu kokkuhoidvamas vormis rohkem. Et tiimi vibe'i hoitakse hästi noorest mängijast juba alates. Et nagu süksel kõrgel tasemel, et nagu kõik koos seal omata, ilmselgelt mängeid rohkem. Me rääkisime sellest eelmise külalisega ka, et meil pigem nokitsetakse oma ette. Jah, eriti nii väikses riigis on ju, et see peaks, ma arvan, oleks küll üks nagu asi, mis võiks, sest USA-s sa juba mängid seal põhikoolis on sul nii-öelda, isegi kui sa mängid kuskil akadeemias või mis iganes, sa ikkagi mängid oma kooli ees, sa mängid kellegi eest kogu aeg. Ja kellegiga koos, et sellepärast tihti nagu sa näed, et seal on niisugune hea energia nende treeningute taga. Aga üleüldises plaanis ma pigem ütleks nagu oma kogemuse põhjal, et nagu Eesti treenerite tase on väga, väga kõrge. Et pigem kui sa võrdled keskmist, siis Eesti treeneri tase on kindlasti kõrgem. Et kui me veel omavahel veel koostööd mõtleme siis... Ja vaata, kui huvitav, et sa seda nagu mainid, et me just eelmises saates rääkisime sellest ja ma rääkisin sellest, kuidas kui tore oli vaadata, kui meil Ameerika lahtistel olid Kennet, Jürgen, Markus ja Oliver
neljakesi koos, seljad koos seal ja treenid kogu aeg, suhtled kogu aeg ja tulemus oli käes, eks ju, et see on niivõrd oluline ja tähtis, et sa ei ole üksi. Ja need sa Ameerikas teevadki igapäevaselt niimoodi, et ja nüüd Ameerika tennis on paremaks ka läinud, olgem ausad, on ju. Et nüüd ikka top 10-s 2 mängijat. Aga kas see tiimi vibe ja see tiimi kokkuhoidmine, tundsid sa seda enda karjääri pealt ka, et kui sa siit Eestist läksid USA-sse, et see oli kõige suurem muutus, mis võib-olla treeningutes oli? Jah, selles suhtes, vaata, tennis on ikkagi väga individuaalne ala ja seal sa pead nagu nii-öelda, kui sa hakkad millegi suurema eest mängima, siis nagu ikkagi see on suur muutus muidugi. Aga jah, et minule see isiklikult olenebki keskkonnast, nagu selles teises koolis meeldis oluliselt rohkem, esimeses koolis need klapid ei olnud omavahel üldse nii head. Mängijatega ka siis? Jah, nii teatud mängijad treeneritega ka põhiliselt, et ei olnud niisugust head jooksvat energiat nagu, aga teises kohas oli nagu parem jah, et kuigi mina isiklikult pean ennast suht individualistlikuks, et mulle meeldib nagu oma asja nokitseda, nagu ma olen Eestist ilmselt selle sisse kasvatanud. Kellega sa Eestis treenisid, kes su treenerid olid? Põhiliselt oli Ain Suurtal, oli Tallinnas põhiliselt ja Viljandist siis Ott Ahonen. Et ma olen Viljandist pärit, 13-aastaselt kolisin Tallinnasse, Audentesesse ja valdav osa ajast olen siis Ain Suurtali käe all olnud. Aga seal oli treeningud siis individuaalsed? Ei olnud sul väga palju partnerid? Eestis või? Jah. Meil Audenteses oli alati siuke 4 grupp. Et ma mäletan, kui ma alguses tulin, siis olid oluliselt vanemad, lõpus vaevu oligi, meil olime 3 alles, kui ma olin kes sul olid seal? Viimane klass või? Jah. Kilumets ja Klettenberg oli viimane klass. Gert Kilumets, Saaremaa poiss. Aga alguses ma olin noorem, siis olid Levandi, Aunapuu. Raag oli ka vist. Raag, jaa, oli ka. Kuidas sinust sai paarismängija? Selles mõttes, et kõik mängijad ei ole edukad paarismängijad ja mõni ei tahagi. Eks sa mängid ju kogu aeg turniire üksik, sa ikkagi tahad üksikut mängida, aga kui sul on nagu stabiilselt, sa näed, et tulemused on üsna erinevad üksikus ja paaris, et siis tekib nagu, see ei ole, et sa proovid paarismängijaks saada kunagi nagu. Aga mingi hetk lihtsalt näed, et kui sa paaris enamusturniirid oled pooles finaalis võidad, üksikus esimene teine ring, et siis nagu ikkagi hakkad aru saama, et ja minu nagu skillset mängijana sobis sellele ka väga hästi nagu, et mul oli pika mängija kohta suhteliselt head käed, pikk haare, serv üsna hea, et nagu kõik nagu klappis selle jaoks nagu väga hästi ja siis tulemused tulidki paremad ja võib-olla siis nii-öelda isiksusena ka sobis kellega koos rohkem nagu mängida, et vaimselt nagu oli võib-olla mingit tuge ja sellist stiil sobis paremini. Et üksikus lihtsalt nagu ei pannud neid juppe kokku nii hästi kui siis nagu paaris, et eks see lihtsalt juhtub, et see ei ole, et sa proovid olla paarismängijat. Et jah. Ma lasen siia ühe kohustusliku reklaami vahele ja siis räägime sellest paarismängu fenomenist edasi. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. No meil Eestis ei ole väga palju mehi ja naisi, kes on hakanud paarismängijaga karjääri tegema, ühe saime ka nüüd USA lipu alt siia toodud. Sina oled rohkem selles viimased aastad selles paarismängu maailmas sees olnud. Julgustad sa valima paarismängija karjääri ja miks sa arvad, et seda teed ei minda väga tihti? No kindlasti selles suhtes, ma arvan, et hakatakse üha rohkem minema, aga eks see on ka eelkõige nagu finantsilistel põhjustel, et seal on väga vähe inimesi, kes sellega elatist teenivad, väga vähe. Et siuke 50 hulka peabki saama, et siis... Muide, kas Ingrid Neel on ainus paarismängija, keda Tallink toetab? Ma arvan küll. No paarismängija ma ei ole nüüd kindel, kas Tallink ei toeta ka või Siljalain ei toeta ka soomlasi. Heliovaarat, sest et soomlasi toetab ka Siljalain, kindlasti ju Ruusuvoorit toetab. Et Heliovaar on ka maailma tipus, et ma arvan, et seal võib ka olla see. Aga esimene Eesti paarismängija? Jaa, seda küll, no keda üldse lugeda nagu
võib-olla Ingrid on üldse esimene, kes on nagu selles mõttes sellist karjääri, noh, et kõik on paari mänginud loomulikult, põhiliselt need paarid mängud kipuvad olema ikkagi Fed Cupidel ja Davis Cupidel, aga noh, et keegi ei ole ju spetsiaalselt tuuri peal käinud ja mänginud niimoodi aastaid paari, ma ei tule ühtegi nime tegelikult. Hunter Rees, kuidas tema ennast ära elatab? Eks ta ongi, suviti mängid Saksamaal, Prantsusmaal klubides ja mingid väiksed sponsorid siit-sealt ja vaata Challengeridest alates hotellid makstakse kinni. Paaris ka? Jah. Aga kas Ameerikas on ka mingi väljund, ütleme, nagu sa räägid Prantsusmaa ja Saksamaa klubimängud, kas Ameerikas sellist varianti ei ole, niimoodi, jah. Et teenida mingisugust elatist ka kommertsturniiridel kuskil? Ei, võib-olla mingid näidismängud kuskil klubides. Okei, aga jääme selle klubi asja juurde. Kuidas Saksamaa ja need riigid on Soome seda suutnud? Miks me Eestis ei suuda sellist süsteemi luua? See on ju hea sissetulekuallikas. Ma just käisin Saksamaal ühes Frankfurdis ühes klubis ja klubi presidendiga kohtumas ja rääkisime, ega seal tegelikult on see ikkagi üles ehitatud väga palju vabatahtlikele klubi liikmetele, kes ise toetavad ja hoiavad seda kogukonda ja see läheb üha keerulisemaks. Ega seda noort põlvkonda nüüd nii väga palju peale ei kasva ja see inimeste seltskond ikkagi vananeb pidevalt, et Saksamaa on nagu maailmas lipulaev selles mõttes kogu selle klubi. See vist natukene sõltub elatustasemest ka, et seal neid pensionäre, kes selle klubi üleval hoiavad natuke rohkem kui meil. Jah, aga see, üks asi on see, aga teine asi on ikkagi see meelsus ja arusaam, et kuidas seda tehakse ja täpselt sama asi, mis sa rääkisid ka Saksamaal, eks, kuidas seda tiimi vaimsust hoitakse, isegi need mängijad, kes tulevad välismaalt, kuidas hommikul on ühised hommikusöögid, klubi liikmed toovad, keegi küpsetab kooki, keegi teeb seda, keegi kolmandat, et kultuur. See on USA-s, tegelikult see kultuur on juured on USA-s. Ja USA-s on ka see olemas, et vaata, meil on see ülikooli kultuur, et see on nagu tohutu. Aga meil tegelikult see on üks asi võib-olla, mis nagu jällegi võiks nagu öelda, mis oli isegi nõukaajal nagu parem, on ju, et siis oli seda nagu natuke rohkem, et see Dünamo ja Kalev ja et hoiti nagu punti. Et täna kipub minema sinnapoole, et igaüks ajab natuke liiga palju oma asja, et kuidagi ja sellised ühe mehe klubisid hästi palju. Me oleme klubide karikas ühes klubis ju. Ma tean, jah. Mis klubis te mängites? Me jõudsime E-liigasse, Saaremaa, nüüd on Kerner on nüüd saarlane. Kutsuks, et tooks välja siinkohal meie tiimi kapteni Rauno Kulli. Tervitame Rauno Kulli, kes on praegu Bosnia-Hertsegoviinas Grete Kulliga. Eile võitis. See ka tore koht. Aga kas paaris mängijad üldjuhul saavad endale üldse treenerit lubada? Ei saa, jah? Ma arvan, et maailmas on 10 paarismängijat. Võib-olla 20, kes saavad. Et see peab olema siis ja ka nagu teatud mõned nädalad aastas siin-seal, et väga keeruline on. Aga kui sa ikkagi oled 20 hulgas, siis on nagu, minu tiimikaaslane on nüüd 28 on individuaalselt paaris ja oma paarilisega on 8. Toob mingi eraldi tabel, kus sa veel oled koos paarilisega või? Jah, see on see... Mis ta nimi on? Lammons, Lammons. Tema see aasta on teeninud... Ta oli sinu tiimikaaslane ülikoolis siis? Ja ta oli mu paarismängu partner ülikoolis, jah. Oli varianti ka, et jätte koos mängima? Seal mul oligi üks väga huvitav nagu siuke, me pidime minema mängima kohe peal ülikooli Zimbabwesse koos 5 nädalaks, ma mäletan. Ja siis mul oli teine variant minna USAs mängida oma teise tiimikaaslasega ja ma mõtlengi nüüd, ma just kusjuures olen mõelnud viimased nagu nädal või paar päeva, et oleks ma valinud võib-olla, oleks ma läinud sinna 5 nädalaks Zimbabwesse, oleks mu elu võib-olla täiesti teistmoodi läinud nagu. Et just kui ma vaatasin nüüd, neid võitiski seal Kasahstanis just selle turniiri jälle ära. Et siis mõtlesingi, et oleks ma selle tee valinud, ilmselt oleks läinud väga teistmoodi. Et vahest on siuksed uksed, sa nagu vaatad elust tagasi, on nagu 2 eri ust. Et nagu siuksed suured muutused võivad tulla sellest. Kunagi te käisite ühe teise saarlase, käisite Kambodžas, kas sealt ei avanenud mingeid uksi? Võistlemas ma mäletan. Sulustega, jah. Sulgusid uksed. Ja, aga tegelikult, Markus, tahtsin öelda teile seda, et natukene on see olukord muutunud paremaks ja praegu ikkagi käivad diskussioonid tõsiselt selle üle, et esiteks aidatakse natukene neid
alumisi mängijaid juurde, on ikkagi juba ka Grand Slami kvalifikatsiooni esimese ringi kaotaja Ameerikas sai $22,000, eks ju, sa saad ikkagi reisikulud on sul kaetud, on ju. Ja näiteks praegu näide China Open käib Hiinas, paarismängu võitjad saavad $223,000, eks ju, ATP 500 turniir, need on juba suured rahad, et see olukord on natukene hakanud nagu rahaliselt finantsist muutuma, et võib-olla see aken avaneb üks hetk natuke rohkematele mängijatele, kui ta on olnud. Kindlasti. Aga muidugi see COVID-i periood keeras väga palju tuksi. Loodame, et tagasi ei tule. USAs olid sa nüüd kokku mitu aastat? 10. Uskumatu. Kuidas sealt vaates tundub Eesti tennis, Eesti sport, üldse see Eesti eluolu? Kas sa jälgisid, olid sa mõtetes veel Eestis? Ja jälgisin, väga hea. Mul on ainult selles suhtes Eesti kui sa ikkagi võrdled keskmist kvaliteeti ükskõik milles, isegi rääkimata spordist, et Eestis on see väga kõrge. Kindlasti, ma ütleks keskmine Eesti treener, keskmine USA treener, Eesti on oluliselt kvaliteetsem. Aga millest see väljendub? Et Eesti treener põhjalikkus, vaata USAs suured riigid on tihti nagu sellised volüümi ärid, mida rohkem volüümi sa tahad nagu korraga võtta, mida rohkem volüümi sa mis iganes, kui sööki toodad suure volüümi või mis iganes see peaks olema, siis nagu kvaliteet langeb. Et Eesti on niisugune väike, intiimne, treenerite haritus tundub olevat väga hea. Et ma nüüd ei räägi, siis ma täpselt ei tea, aga kõrvalt vaatajana jääb mul selline mulje. Et igal juhul nagu Eestist ma alati USAs ka väga kõrgelt rääkisin ja ma ei lahkunud Eestist kunagi nii-öelda raske südamega, et ma olen palju inimesi Ameerikas kohanud, kes lahkuvad oma riikidest, ei taha sinna kunagi tagasi minna ja aga nad tulevad ka väga teistsugustest riikidest tihti peale, et minul ei olnud sellist asja ja et selles suhtes mu kindlasti Eesti tennisel on väga hästi läinud minu silmade läbi, et jah. Mul oli kunagi selline juhus, olin Ameerika lahtistel meeste tualeti järjekorras ja siis üks härra oli minu ees ja nagu ikka ameeriklased viisakad, how do you do, where you from, ja ma siis ütlesin I'm from Estonia ja siis nagu ei saanud aru, mis koht see on ja siis ma ütlesin, I'm from Europe. Siis ütlesin, oh, you are from Europe, I have a friend in Europe, Phil, do you know him? Et kas sul nagu, kui sa seal ülikoolis räägid Eesti tennisistidest, kas nad teavad, kes on Kaia Kanep ja Anett Kontaveit ja võib-olla Jürgen Zopp ja on nad nagu teadsid nad ka midagi üldse Eesti kohta või? Nagu USA tennisemängijad või? Nojah, mõtlen, et see ringkond ikka teavad, jah? Ja. No mul on ka ma ükskord rääkisin ka siukse kellega mitte tennisinimesele, et küsiti, kus Eesti on. Ja tähendab, et kus pärit oled, ma ütlesin, et Eestist ei tea, siis ma hakkasin nagu genereerima erinevaid ideid, kuidas seda nagu, mis nalja nagu teha, siis ma ütlesin, et see on üks väike riik USA ja Kanada vahel. Ja siis nad ütlesid, et ma ei teadnudki, et seal riik veel on, et ma arvasime, et see on lihtsalt üks suur piir, jah. Et siukseid, jah. Aga ikka teatakse pigem teatakse. Mäletavad Zoppi ja Jack Socki mängu võib-olla. Ja, kas te mäletate, kuidas me tampisime Jack Socki French Openil? Ja, Sock ka lõpetas nüüd. Kus juures? Pickleball hakkas mängima. Ja lisaks sellele Jürgen võitis ka Sam Querryt Stockholm Openil, nii et tuleta meelde neile alati. Querry ja Sock. Isnerit ei ole võitnud. Isneriga pole vist üldse mänginud. Seal veteranide turniiril. Ma ei tea, et ta oleks mänginud taga üldse. Aga sa ise ka USAs mingid treeneripaberid said? Jaa, seal on niisugune USPTA, mis võrdlus siin Eestis, ma ei oska öelda. Ma tahtsingi sinna jõuda, kas sellega on siin midagi pihta hakata, võid sa minna sinna treeneri komisjoni, et mul on nüüd see, et vahetame ära? Jaa, ei, ma kahtlen. Mul ei ole üldse selles suhtes, ma ei plaani niisugust asja teha ja ma ei usu, et see midagi isegi Töötukassas ka mingit kasu ei ole sellest? Ma kahtlen, jah. Seda võin proovida. Ja Hunter Riisil pole ju ka vahet, mis sul taskus on? Ei ole. Siin on need treeneri reglamendid nende paberitega vist vähe nagu karmimad on ju. Seal on lihtsalt paar taset on nagu eliit ja tavaline ja assistant professional oled siis nagu, et no aga USA eluolu meid ikkagi ka huvitab, et vana sa olid, kui sa lõpetasid keskkooli ja läksid kohe ülikooli, jah? 17 hakkasin 18 saama, jah. Ja siis läksid USA-sse? No vist päris suur muutus on minna väiksest riigist suurde õuna, et
et jalad olid maas ikka või said kohe aru, kus oled? Jaa, ei, väga raske oli alguses. See programm, kus ma läksin, oli üks raskemaid programme ka nagu tennise mõttes, kui füüsiline ja kui koormuserikas ta oli nagu, et mul oli ikka niisugune augusti lõpus läksin ja oktoobri lõpus ikka mõtlesin, et võib-olla tagasi tulla, et käis üle jõu natuke, et ma ikkagi, et kõike oli korraga nagu liiga palju, aga siis mingi hetk sa pigistad silma kinni ja pingutad läbi sellest raskest ajast ja siis läheb paremaks. Aga mille poolest see programm raske oli? Õppimist oli palju või trenne oli palju? Trenne oli hästi palju, jah. Ja see meil see füüsiline treener oli, meil oligi 4 kord nädalas oli seal 6:30 hommikul olid need füüsilised tund aega jooksmised väga-väga rasked. Ja pärast seda lähed otse kooli, on individuaaltennis ja tenniseid niisugune 4-5 tundi päevas iga päev, pluss siis käid seal õpiabi juures koolis, et kuidagi hästi palju oli kõik algul ja et ei olnud sellega nagu nii intensiivsel tasemel võib-olla harjunud. Aga siis läks paremaks ja eks ajapikku nagu elasid sellesse sisse ja kas see ülikooli elu on selline nagu filmis näidatakse, et hommikust õhtuni peod ja no selles suhtes, kuidas võtta, et on seda ja poolt need ka. tuttidega need tantsuturukud on igal pool. Jah, see mingil määral ikka on, eks seal on ühte ja teist, aga ütleme, et tennisistina või sportlasena reaalne elu on ikka võib-olla teistsugune, aga eks ikka. Jälgisid sa seal muud sporti ka? Seal on ju kõike. Ja ma eriti ei elanud sellesse Ameerika jalgpalli ja korvpalli pigem, aga ma eriti ei elanud sellest sisse. Mul ei olnud mingit nagu tohutut seost, nagu ei emotsionaalset sidet, ütleme, et oma kooli jubedalt kaasa elada kõikidele teistele sportidele. Muidugi tahtsid, et võitsid, aga ma võib-olla ei olnud see suurim põline spordifänn seal osas, et mul jah. Aga NBA-d, NHL-id? NBA-d küll, jah. NBA korvpall on mulle alati meeldinud. Oota, meil ju oma poiss on ka ju Tallase mees, Martin. Mürsep või? No Luka Doncic on ka nüüd. Jah, Luka on ka nüüd, jah. No jah, Luka küll Sloveenia lipu on. Aga mis ma tahtsin veel küsida, et US Open oli sinu igapäeva rutiinis sees, iga-aastane koht, kus käia? Ei ole olnud selles suhtes. Mitte kordagi? Olen käinud küll 1 korra, aga mitte niimoodi iga aastalt. Ja ma seal ma ei mänginud ka ise, et sinna ma peale ei saanud. Et siis oli aasta lõpp ja juba ranking oli ära kukkunud. Aga iga aasta selles suhtes vaatan ja seda küll. Ja 1 korra olen käinud. Kui räägi Markus meile korra sellest, et vaata, kui nüüd siin mõned noored tennisitid, kes on praegu just seal sellises vanuses, kui sina kunagi Ameerikasse läksid. Teelahkmel, just täpselt, et võib-olla sul on neile mõnda nõu anda, et kui sa nüüd võtad selle oma tennise ja mõtled, et kui palju see tennis aitas sul jõuda selleni, kuhu sa nüüd täna jõudnud oled, ma ütlen selle kinnisvara ja ütleme oma elu ja üldse paika loksutamiseni, nii et kuidas sa tunned, kui oluline roll sellel nagu oli? Ainult ongi. Nagu suhteliselt nagu, kui sa inimesena oled adekvaatne, teed õiget asja, oled hea inimene, siis tennis toob su juurde, seal on väga raske isegi alguspunkti panna, et see mõjutab niivõrd palju. Et tennis on nagu väga-väga-väga suurt rolli mänginud mu elus, et ilma selleta ei oleks mitte väga raske mõelda, kus ma oleks omadega. Said sa siis oma kinnisvara kontaktid ka tennisest või on seal otsene seos ka? Ja selles suhtes küll, esialgu ma ikkagi nagu ma hakkasin, eelkõige mul hakkasin nagu hästi teenima, seda raha säästma, hakkasin siin Eestis kinnisvara kokku ostma ja siis ostsin siuke 4-5 aastat järjest ja siis ma ei jõudnud lihtsalt seda tennisetööd enam nii palju platsil teha, et ma reaalselt hakkas tervisele, ma ei jõudnud enam seda raha säästa, et edasi osta nagu. Ja siis mõtlesin, et kuidas ma seda edasi saaks kasvatada. Ja mõtlesingi, et siis ma tunnen inimesi, kes on mind näidanud, kuidas see siis private equity või kuidas see eesti keeles on, et ma kaasasin raha. Kaasasin raha ja siis investeerisime nii-öelda edasi Eestis elamu kinnisvarasse ja nüüd siis, kus juures ongi esimest korda ma hakkan oma arendust tegema. Et hakkan arendama kortermaja Viljandisse, 18 korteriga maja, et see on siis esmakordne milestone võib-olla minu jaoks, kuhu ma olen tahtnud üsna pikalt jõuda. Et ja siis USAs samamoodi, et siis meil on
partnerlus teatud partneritega, siis investeerime niisugustesse shopping plaasadesse, et need on niisugused kaubanduskeskuse moodi niisugused ühekorruselised ärikinnisvara keskused. Ja siis püsime nendes projektides ja siis seal nagu haldame neid edasi. Et siis Eestis nii-öelda elamukinnisvara, mul on siis endal portfell ja siis nii investoritega kui siis USAs ärikinnisvaras ja restoranid ka, paar restorani. Kõlab uhkelt. Ja kõlab väga uhkelt. Räägi, kas sul on mõni noor tennisist on su käest juba nõu küsinud või suhtled sa tennisistidega, kes plaanivad Ameerikasse minna, oled sa kellegi nõu andnud ja soovitanud midagi või? No mul oli Seemani ja Troostiga oli tollal üsna lähedane suhe ja nüüd siis ka Jussiga teeme trenni koos natuke. Et nendega põhiliselt ma ütleks, et nemad küsisid oma jagu ja proovisime klapitada erinevaid asju ja andsin neile nõu ja et olen ka ülikooli ajal nendega edasi suhelnud, et põhiliselt peaks nemad esile tooma. Aga siin-seal ikka on veel olnud. On ikka. Palju treenereid USAs küsivad mult ka Eesti mängijate kohta, et kui Ojakäär US Openi võitis, siis mul Ja, mul on ka väga paljud küsinud, kohe küsitakse. Telefon lendab õhku suht ja kas tal mul tuli igast huvitavaid küsimusi. Ja. Näiteks? No mul küsiti, üks mängija, kes nüüd New Yorgis elab, kes mängis kuna, kes küsis, kas tal agent on. Siis ma mõtlesin, et ma ei tea, et aga ta tundis kusjuures Kennetit ka nagu, et siis ma andsin talle Kenneti numbri, et rääkige oma vahel, et ta vist töötab mingis agentuuris ja siis värbavad mängijaid kuskile ja siis mängijaid, endiseid treenereid muidugi, et kas ülikooli ja et kõike sellist. Kuule, sa ei olnud ju tegelikult SMU-s esimene Eesti sportlane. Ei. Sealt on ju ka sirgunud Margus Unt. Kui palju teda tuntakse ja mäletatakse? Väga hästi. Ja teda tuntakse väga hästi. Jalgpall on seal ikka väga südamelähedane inimestele. Ja sa ei saanud Margusega tuttavaks? Ei, ta lõpetas enne. Lõpetas enne ära, jah? No, vilistas ta õhtul. ei, aga seal tema väga, kõik kliendid teavad, minu tennisekliendid isegi nii-öelda, kes ei käinud SMU-s ja et jah, ma ei teagi, kas ta praegu veel mängib? On ta kus? Ta on minu arust treeninglaagrites käib mingite klubidega, ega sealt väga palju ei tilgu ja temaga on üsna raske ühendus saada. See on hullu maja, ma käisin ükskord Washingtonist mängu vaatama, see on 100 000 inimest staadionil, see on ebareaalne. Meeletu. Aga SMU vist on üldse väga eesrindlik spordi poolest, et soovitad sa sinna minna Eesti noorel? Jaa, kindlasti selles suhtes me just liitusime selle konverentsiga uuega. ACC, siis USAd on vaata 5 top suuremat konverentsi ja nüüd just liitusime ühe neist suurimatest, et jaa, kindlasti seal on niisugune hea tasakaal, küll seal on, ta on hästi niisugune nagu hästi rikas väike erakool, et seal on niisugune suures linnas ikkagi, et ta ei ole nagu USAs on tihtipeale tuntud niisugused nagu ülikooli linnakud, mis on nagu väiksemad ja põhimõtteliselt selles linnakus ainult ülikool ongi, aga seal on sul hästi palju muud elu ka, et sul on mis iganes muud spordid, Dallas Mavericks, Cowboys, hästi palju sporte, hästi rahvusvaheline, et palju rahvusvahelisi inimesi. Ma vaatan Wikipeediast tuntumad sportlased, kes on siis läbi käinud SMU-st. Siin on väga palju Super Bowli võitjaid, mõned golfarid, hästi palju ujujaid. Bryson DeChambeau on ujula oli siis vinge. Jah, golfirada oli ka kõrval. Golfirada on veits eemal seal, 20-30 minti, aga jah, seal golfimängid tuleb tihti. No see Bryson DeChambeau võitis ju US Open 1 aasta. Ta oli minu ajal seal. Ta on hea golfimängija. Ise oled ka proovinud mingeid muid spordialasid? Kas USAs või enne, kui sa üldse tennist mängima hakkasid? NASCARi sõitsid? Jalgpalli. Padelit mängin nüüd. See on täitsa... Pickleball on Ameerikas ju, pickleball. Pickleball olen mänginud. Mul on treeneri paberid picklballis olemas, nagu tenniseski. Sarnaneb see tennisele või mis see on? Minule see ei meeldi. No, vabandan oma rumalust, aga... Ta on saalibändi pall. Sellega mängitakse ja siis sa nagu hoiad seda... Ikkagi nagu reketi jala, on ju? Ja. Hoiad palli, proovid seal all mandalal hoida ja võimaluse rünnata, et ta ei ole selline eriti kompleksne sport, et seal on tangi vaata USAs nii populaarne, kuna
ütleme, minusugune näiteks tennisist läheb kellegiga, kes ei ole eriti tennist mänginud ja läheb mängima, et võrdsustab oluliselt. Kuna see võtab igasuguse oskuse sult nagu ära. Oota, kas see ongi üks ühele padel või ikkagi natuke teistsugune? Ei, padel on täitsa teine. Ja võtab igasuguse oskuse ära. Padel on Euroopas sama populaarne kui pickleball USAs. Samamoodi padel ju igal pool ja uued hallid ja kõik mängivad ja pickleball samamoodi USAs, et ainult rohkem näed pickleballi kui tennist, et harrastajatele on need spordid nagu lihtsam alustada. Tennises pead ikka kõvasti vaeva nägema, et see sport lõbusaks saaks. Et muidu see ikkagi, see võtab tööd. Pickleballis ei võta tööd, et lihtsalt lähed ja... Gunnar, see on sulle väga hea. On jah? Varustust ei pea... Lähed ja hakkad kohe pihta, pall jääb mängu, saab palli. Pärast seda, kui me tegime selle varustuse saate, ma olen käinud umbes 2 korda mängimas. Sest seda tennist üldse. Mind hirmutati nii ära, et sul on vaja neid superhüper Nike'd ossa ja siis on sul vaja kotti. Ei, see kott on vale. Mis me veel olid? Gripid ja keeled ja ei, sa pead ikka iga päev keeli vahetama ja tavalise raketiga ei saa. Aga padelit olete mänginud? Ei ole veel jõudnud. Ma hoian ka eemale. Ma mängin tennist. Aga mingid pickleball Eestis on üldse või? No jaa, mängitakse. Ja mõned kohad on, jah. Saaremaal vist on. Jaa, Saaremaal on, jah. Ma ei tea, kas mujal, Saaremaal ma tean, et on, jah. Kuule, aga räägime saate lõppu päevakajalisest tennisest ka. Rihol on täna lips ees, läheb kohe kommenteerima oma lemmikmängija finaali. Meil on täna väga huvitav vastassein, minu lemmik on Sinner ja Toomas Leiuse lemmik on Medvedev ja siis me läheme täna riidusel, ma arvan, eetris. China Openi finaal. Tasub vaadata, kahjuks see saade läheb eetrisse, ma kardan peale seda finaali. Siis huvitav järgi vaadata. Alcarase mängu ka kommenteeris teile? Alcaraz kaotas eile Sinnerile, jah. Ja eile kommenteerisime ka väga tugeva koosseisuga turniirni. Palju sa jälgid ise? Ma ikka jälgin, mulle meeldib Alcaraz väga. Mulle meeldib vaadata teda ja see melu, mis ta toob tennisesse, et siis ma olen 3. leius. Kogu aeg silm särab peas, selle õudselt meeldib see tennis, see on kihvt vaadata ja selle mõttes on väga kihvt kuju. Naistest, kellele pöölt hoiad? Otseselt ma nagu, nii nüüd kui Anett ära lõpetas, et siis on nagu, ei ole nii palju nagu jälginud, aga see Coco USA Openi võit oli väga kihvt. See oli terves Ameerikas, seda finaali vaadati ju rohkem kui meeste finaal isegi. Et see oli hästi lahe sündmus, ma olin USAs tol ajal ka ja vaatasime seal koos, et ta on sümpaatne. No siin Eestis kõik nutavad, et nüüd on Anett kadunud ja ei tea, mis sellest Eesti tennisest üldse saab, et on meil ikka veel kõik hästi? Jaa, et selles suhtes Kaia ju veel mängib. Nägin Kaiat eile, käisin ühes teises kontoris seal Fooruse spordikeskuses. Kaia jalutas koeraga vastu. Sa vaatad seda liiga lähedal, koer kohe ründab, kui lähed liiga lähedal Kaia. See väike. Ja, ta hoiab, kaitseb Kaiat. Ja Lajalil läheb hästi. Ja kindlasti Mölder ja Ojakäär, et kindlasti on väga huvitav see Davis Cupi punt on huvitav ja nüüd Tanil Kinka võitis Futures turniiri. Ja, see läheb väga põnevaks. Kas me räägime, kuhu Davis Cup minema hakkab? Ja me pidime minema Gunnar Iraani. Mina loobusin sellest. Sina loobusid Iraanis. Millal see meil on? Veebruaris. Ja. Kuidas sinna... Kindlasti on ilus koht. Kas Tamm on vigastusega väljas või? Ta on jah nüüd päris... Opil käis vist, jah? Vist oli, jah. Tammel on kuidagi õnnetult läinud, jah. Üle kivide ja kändude, aga Tamm ka veel, jah, selles mõttes, kui saab terveks, jah. Ja sinu endine partner ju juhatab kogu seda väge. Voova, jah. Jälgid tema tegemisi ikka? Jah, selles suhtes küll. Me Voovaga oleme palju suhelnud ikka. Läbi aja isegi musasse läksin, et jah. Voovat ma nägin üleile, et treenis ikka koos Malõginaga Tallinkis tegid trenni teevad koos. Okei. Kuule, aga vahva. Ma arvan, et paneme siia selle punkti hetkel... Tore oli sinuga jutustada, kuulda, kuidas seal teisel pool maakera läheb ja kuidas sealsed inimesed meie pihta vaatavad. Eestlasel ikka meeldib teada, mida teised meist arvavad. Jaa, absoluutselt suur aitäh, et kutsusite. No, tore, et sa kodus oled. Nii et... Jaa, väga tore on kodus olla. Aitäh teile. Jah, minge käige ära, aga tulge alati koju. Too moraal. Talendid koju tagasi. Kui meil eelmise saate moraal oli, teeme koostööd, siis nüüd on moraal, et minge reisige, aga tulge alati koju. Just. Kindlasti. Väga ilus. Oktoobris üks saade veel plaanis.
ja siis vaatame, mis me siia aasta lõppu, milliseid üllatusi varume. Kõik head, nägemist! Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.